Tervist, kallid Reali TV vaatajad. Nagu te praegu näete, me oleme mere ääres. Meid ümbritsevad siin tuuleveskid, vabrikud, kajakad ja juba varem mainitud meri. Te nüüd mõtlete kindlasti, et miks me siin oleme. See ei ole Rakvere, see ei ole ju Reaalgümnaasium. Me oleme siin Rakvere Reaalgümnaasiumi laulu- ja mänguseltsiga Karlaga ja me ootame praegu oma praami, et jõuda me ootame valget laeva, et jõuda niisuguse ilusasse kohta, tundmatusse kohta, mille nimeks on Saaremaa. Oh, keeruta, lennuta, lihalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööd. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaa juunikuu ööl. Ma ei ole kunagi nii valesti laulvaid noormehi kuulnud. Jah. Me oleme igastahes Saaremaal. No mitte veel ei ole Saaremaal, praegult oleme Virtsus, aga varsti oleme Saaremaal. Ootame praami. Praegult on kell 9:27, ütleme nii ümmarguselt. Saab pool. Saab pool kohe. Et jah. Ootame huviga. Iga-aastane traditsioon. Saaremaa miniteatripäevad ja läheme võidame ja aina. Ja. Tore. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kaased, kui nendesse vajutad hõõguva näo ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad kaod. Oh, keeruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu ööl. Ning hämaras toome pulumena valev on sinule hõiskavaid ööbikuid täis. Miks muidu suhuled ja õhetab paleni õunapuu õiele sarnane näib? Oh, keeruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaad juunikuu öö. Saaremaa miniteatripäevad algavad just siis, kui 3. veerand on läbi. See annab niisuguse mõnusa kevadise tunde. See on niisugune mõnus avapauk. Aga mis me siin väljas ikka passime? Lähme ikka sisse, sest kohe varsti hakkab avamine ning vaatame, missugusi üllatusi siis selle aasta Saaremaa miniteatripäevad siis meile lubavad ja toovad. Haiguskust tuleb sisse on matu ja see tähendab seda, et ülejäänud on siis kuskil niimoodi seal täitsa istuvad niisuguse näoga, eks ju, et üldse ei tähelepanu ei keera ja pärast tulete ka, panete endale kohad ära. Täna õhtul 21:30 on improkomöödia show, millele järgneb pidu õhtuna vaba lava. Nii, homme on kabaree ja pidu koolibändiga. Ja Varshapapead laulavad ikka ka. Nii. Kell 12:20 on avamine. Kuulge, avamine on 20 minuti pärast. Me paneme inimese rektori kuskile siia keskele. Huviobjektidest.
tean, et riiemeest ei peida, tean, mis väärt on mehe müts. Vati kuube ma ei laida, pahad pole Texas püks, aga lood on hoopis teised, kui su kõrval kena tips, siis kõik, mis seljas ongi sul, peaasi firma dress teeb mehe šikis, firma dressi pühaks peab. Firma dressiga silmas kõik ma kätte saab. Firma dress teeb lahti ukse, murab lahti südame. Ei firma dressi vastu saa, siin maa peal keegi veel. Tänaseks teatrifestivali teemaks on ju teater spordis, sport teatris, meeskonnamängud mõlemad. Aga kas neil kahel valdkonnal mingit seost ka on? Loomulikult. Kui sa unustad teksti, siis kaasvõistlejal on penalti võimalus. Lavastaja võib sulle väga vabalt punase kaardi anda, kui tagumikuga publikusse seisad. Monoetendus on võrdne 3 punkti viskega ja nii edasi. Nüüd aga mehed, teeme selgeks, kes saab platsile. Hantlitega Hamleti monoloogi alga. olla või mitte olla, selles on küsimus. Teeme ühe katse veel. Tekstiga ma olen selle lava lihane laps. Põlvedest jooksu alga. Ma olen selle lava lihane laps, ma olen selle lava lihane laps. Okei, platsile saab seekord Sten. Henri, sa jääd varumeeste pingile. Tere tulemast kooliteatrite meistriliiga finaalvõistlustele ehk 24. Saaremaa miniteatripäevadele. Mina, Saaremaa miniteatripäevade klassikohtunik, luban, et mängu vilistades ja otsuseid tehes pean alati meeles, et iga aksidesse koperdamine ei pea veel mängijale kollast kaarti tooma. Paus, mis ei kanna, ei tähenda automaatselt suluseisu. Kerge närvivõbin ei pea kohe kaasa tooma penaltit vastastele. Vabaviske võimalus peaks näitlejatele alati lubatud olema. Trupil on õigus igal hetkel öelda, me ei kaotanud mängu, meil sai lihtsalt aeg otsa. Neid lubadusi mitte täites olen ära teeninud punase kaardi ja platsilt kõrvaldamise. Avamine on meil siis läbi. Väga huvitav oli. Me nüüd ootame praegu siin sööki ja me vaatame, mida Saaremaa Ühisgümnaasium siis meile pakub. Tundub tugev. Jah, kindla sammuga kõnnib. Ükski kivi ei jää jala ette. Ja tugevad töömehe käed on tal. Hoiavad seda kohvrit nii kindlalt. Ja tal on kenad lainelised tuulest sasitud juuksed. Punakad. Ja nii heatahtlik nägu. Kas sina usud, et on olemas elu pärast sünnitust? Loomulikult usun. Siin me oleme praegu vaid selleks, et kasvada ja areneda ning valmistuda selleks, mis meid ees ootab. Rumalus. Mitte mingit elu pärast sünnitust ei saa olemas olla. Kuidas sa seda tulevast elu endale ette kujutad? No, ma päris täpselt ei tea, aga ma kujutan ette, et tulevases elus on rohkem valgust
me sööme ise ja käime ise. Jaama. Kui te nüüd vaatasite lavale ja niimoodi enam-vähem lasite mõttest läbi. Jumalast ei saa istuda selle ees ju. Tagant ei näe üldse. Tähendab, mitte midagi ei muudeta enam. Jaa, aga... Kõik käib täpselt nii, nagu oli. Esimene aste on nii madal. Esimene aste on esimene aste. Nii, meie võtame selle, esimest astet ei ole. Nagu kõige ülemist astet ei ole? Ei, kõige alumist astet ei ole. Me oleme teisel astmel, kes istus enne allastmel, istub nüüd teisel astmel, eks ju? Tehtud. Siin ma nüüd siis istun. Täiesti mõttetu tegelane. Kõik tegid oma töö ära, mina lihtsalt istusin ja vaatasin. Jah, ja mis seal salata, olin ka uhke. Et ikka väga kihvtid inimesed on. Ja ükskõik, mis siis saab. Kõige olulisem on see ju, et töö on tehtud ära. Nii palju anti endast, kui jaksati. Ja see on kõige olulisem, et sa ise rahule jääd. Muu ei ole enam tähtis. Vaat. Ehk siis näis, mis žürii ütleb. Jah. Kas on mingit valgus päris, aga lava ette, lava ees valgus? Vaat ja sellist valgust on pärast veel vaja, aga muidu on tavaline seda valgust peale. Eks? Või kes on valgust Jumalast üllatud, tervitagu teid. Lahku panni! Silitage oma kõige painduvama lihasega tehlanist valmistatud köögitarvitud. Tule taevas, appi! Palume abi kõige kõrgematest atmosfääri kihtidest. Kus viga näed laita, seal tule ja aita. Tervist, te tulite praegu žürii kabinetist, jah? Te siis just lõpetasite oma esinemise. Mis emotsioonid teid valdavad? Emotsioonid on väga head. Selles mõttes, et lava peal oli ainult väga palav, aga muidu, et rahvas võttis väga hästi etenduse vastu ja et ise tundsime ka ennast lava peal väga koduselt tundsime, et väga hästi läks meil. Selge, aga mida arvasid professionaalid ehk žürii liikmed? Nemad pidasid seda väga vaimukaks ja neile meeldis see. Ja neile just eriti meeldis just see, et kuidas me Eesti vanasõnu kasutasime, kuidas me neid nii palju ja suutsime siduda kõik selle teksti kokku vanasõnade põhjal. Kas mingeid näpunäited oli ka või niisugusi analüüsimisi, kuidas võiks veel paremini neid asju teha või on nii nagu on? No see on ikka, päris tihti öeldakse seda, et plaksutamise ajal ei tohi edasi rääkida. Et kui rahvas plaksutab, et siis peab pausi pidama, et muidu läheb tekst kaduma. Et see on kõigi kohta, mitte ainult meie kohta, seda öeldi. No selge, aga kuidas teile muidu on meeldinud Saaremaa miniteatri päevad praegu? Väga lahedad, väga meeldivad Saaremaa miniteatripäevad, et teine aasta küll mul alles, aga eelmine aasta oli ka väga super kogemus ja mul ei ole küll mitte midagi halba öelda. Tervist, kas saab korra segada, tahaks paar küsimust esitada Reali TV-le. Nii. Saaremaa miniteatri päevad on juba kestnud 2 päeva ning etendusi on nähtud ja pool Saaremaa miniteatri üritusest on veel ees. Aga missuguse mulje on jätnud see teile praegu?
No väga hea mulje kahtlemata, et selles mõttes, et ega ma ju armastan väga siin käia ja sellepärast ma tulen igal aastal tagasi, et see aasta on ka olnud juba päris mitu väga head lavastust, nii et me juba siin tõdesime, et tänavu läheb jälle auhindade jagamisega väga raskeks, sest et väga häid tükke on palju. Ja sellist nagu vahel ikka hulka satub, et mõni asi on selline, et pole nagu õiges kohas või pole päris nagu tasemele vastav, et siiamaani päris sellist ei olegi olnud, et üldiselt on meil väga hea. Kas mõni näitleja võib siin potentsiaalselt näiteks järgmisena tegeleda veel näitlemisega, ehk siis olla filmis ja lavakasse minna? Ja täitsa palju on neid, et selles mõttes ma ei oska nüüd nimeliselt öelda, aga näiteks mul on muljet avaldanud see, kuidas siin on 2 noormest 2 erinevast trupist, üks oli äsja nähtud Rapla ja teine noormees oli minu meelest Viimsist, kes mängisid nii palju endast vanemaid mehi ja tegid seda karakterit niimoodi väga ilusasti ja väga sisuliselt sellele lähenedes, et igal aastal ikka on siin selliseid näitleja üllatusi, kes ikka töövad täiesti hoo. Aga küsin üks rohkem isiklik mu küsimus, et missugune on praegu teie üks lemmik näidendist, kui kastate? Ei, ma ei julgen kahtlemata, aga mul on päris mitu praegu selliseid, mis ma olen enda jaoks ära märkinud, kui ütleme võimalikud laureaadikandidaadid, et ma arvan, et see ei ole nüüd teab, mis jalustrabav üllatus või saladus, et mul on näiteks meeldinud väga Rakvere Karla, sest nende loo jutustamise ausus läks mulle korda, mulle väga meeldis Grevera, ja mulle meeldis see ennekõike sellepärast, et see oli minu meelest täiesti uus vaatenurk Liidia Koidulale, kus oli mulle väga palju harivat. Mulle on meeldinud veel, nüüd ei tule kõik meelde, aga mul on veel päris mitu ära märgitud, nii et selles mõttes minu meelest on väga palju häid asju. Kas te olete rahul praegu kõikide etendustega, mida on näidatud praegu? Üldiselt küll, jah, et midagi väga... Tänavu teatrimeike! Fänn. Midagi praegu ette heita ei ole, minu arust on kõik väga toredad etendused, on lähenetud erinevate vaatenurkade pealt ja loodan, et tuleb veel palju huvitavamaid etendusi. Kas teil on praegu välja valitud ka oma lemmik? Otsest lemmikut ei ole, kuid on selliseid väga palju on toredaid etendusi, kus on väga head karakterid olnud ja kus on väga hästi näideldud. Minu arust oli eriti hea, kas oli Viimsi oma, kus mängis üks poiss, mängis väga hästi seda vanameest ja siis kõik oli nagu bueno. Mitmendat aastat see teil juba on olnud või see on teil juba esimene alles? Minul. Mina olen isiklikult teatrimehike 1. aastat, aga jah, miniteatripäevadel esinenud ei ole, kuna olen olnud ära viimased aastad täpselt sel ajal. Ja, aga tahaks kindlasti kunagi ka esineda siin. Kas teile praegu meeldib oma päevajuhi töö? Kas te olete rahul sellega? Jah, minu arust on täitsa tore, sest saab näha etendusi ja huvitavaid ideid, mis on teiste poolt mõeldud.
Mina seda ei see. Sa ju tead, et me ei kannata sellist asja. Pane mingit korralikku muusikat. Mis korralikku? Issand jumal vaevalt. Ärme hakka jälle peale. Külas ka tead. Pane mingit tantsumuusikat. Pidu on ju. Jumaliku matemaatikani. Teil on 10 sõrme. Seega võtate tulevikus kõigis oma arvutustes kasutusele 10 süsteemi. 10. Nüüd ma saan küll aru. Mul on 10 sõrme. Võtan siit ühe ja siit ühe. 1 + 1 on 2. 2 korda 1 on ikka 2. 2 + 1 on 3. Vau! Aga kas sa oled nagu süütu või? Mis mõttes? No tead küll, selles mõttes. Ei tea. Kuule, kas sa oled lollakas või? Mida sa rõõmustad siin? Vaata, missugune vana mees ta on. No, ma siis hakkan minema. Ja üleüldse, see koht on siin täiesti mõttetu. Siin on mingisugused putukad ja mingid linnud laulavad kuskil. Miks me ei võiks minna kuskile Mäkki või kluppi? Ja siin ei leidu mitte mingisugust levi ka. Tee kähku väravad lahti. Märad lase esimesena välja. Sina, vana ruun. Mina olen selle õnneliku noorusalatine ohver ja naerualune. Värdjas. Need noored põhjustavad mulle rohkem kannatusi kui inimesed. Võõras. Ma ei ole teinud halba ühtedele ega teistele. Aga mille eest need noored hobused mind piinavad? Kihutada minemata pole meie seast. Ma olen vana, nemad on noored. Ma olen kurb, nemad on lõbusad. Ma olen lahja, nemad on rammusad. Saaremaa miniteatripäevadel on olemas ka oma ajaleht, mille nimi on Süükpress ning see kajastab kõik miniteatripäevade etendused, annab neile ülevaate ning žüriide arvamuse. Kahjuks see aasta ei tule see paberina välja, vaid on ainult elektroonilised ning miks see nii on, saame kohe küsida. Jaa, meil oli pikki aastaid oli siin koolis üks selline tore õpiline, kes oli väga sina peal nende programmidega. Ja tema tegi seda praktiliselt individuaalselt iga aasta, seda küljendust terve teise päeva öö tegi seda üksinda. Ja nüüd, kui ta on koolist läinud ja kui meil eelmine aasta vaatasime, et paberlehtiga nüüd nii palju ei läinud, et pigem jäid mõned järgi, siis mõtlesime, et mis seal ikka, netis saab videosid panna üles ja pilte rohkem ja et netivariant on palju parem. Kas te alustate kohe toote esimese päeva etendused, kirjutate lahti või tootate, kuni saavad läbi ja siis te hakkate alles pihta? Tead, see täitsa sõltub, et tegelikult ütleme, esimese päeva arvustused kirjutatakse suuresti juba esimesel päeval ikkagi ära. Et lõpuni ikkagi ei oodata. Ja paljud sellised persoonilood, ütleme, intervjuud tehakse ka varem ära, aga ütleme nii, et 70% ma julgen väita tööd toimub ikkagi teise päeva öösel, et kolmanda päeva hommikuks leht oleks kõigil kättesaadav. Viimased 10 aastat on kindlasti olnud ajaleht ja seda on ikkagi kogu aeg pidevalt ostetud. Ja kolmanda päeva hommik on alati selline huvitav hetk kõigile, et lugeda neid suhteliselt kriitilisi kommentaare enda etenduse kohta ja et alati on kolmanda päeva hommikest huvitav kõigile. Saaremaa miniteatripäevadel on ka üks suur osa, mille nimi on kabaree. Ning kabaree on väga ilus, väga võimas, täis emotsiooni, täis show'd, tantsu, kõike.
ning see kõik on väga ilus publikule, aga kõik see töö, kõik see vaev, see on kõik peidetud lava taga. Ning nüüd me piilume natuke, et näidata seda tõelist kabareed, mis toimub lava taga. Ühinege. Kui kaua või kui pikk on see protseduur või see protsess, et kabaree oleks täielikult valmis, et ta täna oleks nii võimas? No tegelikult me alustasime oktoobris äkki või? Kuigi pidi alustama juba. No räägi. No selles mõttes, et septembris hakkasid juba need teemaarutused pihta ja mis on hästi pikk on protsess see, kui mis teemal tuleb, mis kavad tahavad teha ja kuskil oktoobris hakkasime vist proove tegema. Ja see oli see vaheaeg, kui alustasime siis. Ja tegelikult see on natuke hilja, et mõni alustab juba suvel nendega tegevustega. Aga meil on ülikõva kabaree ausalt. Tulge ikka, aga seekord on viimane nüüd nagu, et sellest, see on pikk protsess tõesti. Selge. Ei, ma kindlasti usun, et see tuleb võimas ja vinge, sest need on olnud ka varasemate aastatel väga võimas ning suur osa Saaremaa miniteatri päevadest. Ning aga mis siis on selle aasta kabaree teema? Unenägu. Jah, letargia. Kuidas see olla? Ehk siis see on siis sügav unenäo taoline seisund, letargia. Jah, täpselt. Kas te oskate öelda, mitu osatäitjat on kabarees? Et kui palju on neid tähtsaid osi või on kõikidel inimestel tähtsad osad? Ütleme nii, et võib-olla neid tähtsamaid osi, mis on just silmapaistvamad, on kuskil 2/3, aga see ei tähenda seda, et teised ei ole tähtsad. Kui palju inimesi üldse osa võtab? Meie lennus on umbes 65, aga osa võtavad 60. Selge. Kui palju nendest on näiteks poisid? Minu arust võtavad põhimõtteliselt kõik poisid osa, see ei pruugi küll, nad ei pruugi tantsida, aga siis nad kas või üks poiss meil näiteks kerib kardinaid ja siis on meil paar poissi helipuldis. Mis annab teil seda motivatsiooni, seda ambitsiooni, et see tuleks ikka ilus ja võimas? Motivatsiooni annab kõige rohkem publik. Just mida rohkem publik kaasa elab, seda suurem motivatsioon on minna järgmisesse tantsu. Ja ma arvan kindlasti, et me oleme neid juba nii palju teinud, veidike tüdimust on, aga kui juba laval olen, siis ikka ütleme nii, et siis on hea tunne ja siis naudin täiega. Kui palju poiss üldse tantsib kabareel selle aasta? No arvuliselt ma ei oska öelda, aga ma võin öelda, et valdavas osas kõik. Nii et päris palju võib öelda, et poisid tantsivad? No 30 ringis, kuna meid on lennus 64 tükki, mis on päris vähe, siis kõik pidid sellest osa saama ja ühtseks saama. Aga mis on siis kõige raskem tants, mida õppima pidi? Mis kõige kauem aega võttis või mis oli nõudis rohkem tööd? Ma arvan, et kankaan, sest seal on kõik rahvas koos ja see rahvamass on vaja kõik ühtselt liikuma panna. Et ma arvan, et see on kõige raskem. Aga kas teil on meeldinud tantsida kabarees? Ja loomulikult kõik see lennuse ühtne hing tuleb kõik kokku ja kõik saavad sõpradeks ja tuttavateks ja väga lahe. Kas te garanteerite meile head ja vapustavat show'd? Absoluutselt. What good is sitting alone in your room? Or come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow that horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie.
with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the... Madu potas kulub, nai, saks, kas ka teie potas kulub? Meie potased kuluvad. Ossa kurat nii mugavad, täitsa mõnus tunne. Tahad jalaga näkku, on ju pehme tunne. Mul on nii hea meel, et mõned potased sain. Eelmiste potaste sees oli hais. Ma tunnen, et nii üksikuna. Kõik on kasvamas üle pea. Ja ma ei tea, mida tunnen. Full of lanes of water from the throat of my box, from my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and I turn my heater over down, getting off the road. So they get cheaper on the lanes on the you
past was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Kuule vaikselu, tean mismoodi udukel su laevaninas paigal püsivad. Tuule vaikselu, süda kiirelt lööb. Oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel. Money and time, you take a money to cut. I said, I bet very much you better get it right. Take a money and time, you take a money to cut. You better put it right, it's gonna stay in the back. Then you do that. Oh, after she knew that, I do it too. Leave my name, but I've been waking up in here with a chance to show. I'm so sexy. You already know I'm wearing a fast lane from LA to Tokyo. Never coming around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified when I see the look in your eyes.
suudasin teda laivis. Ja siis keegi enam ei kuulanud mu laulust, sest et kõik vaatasid Indrekule, et ta nii vägeva naise. Kas ma olen ainult Issand. On püüsed tantsu. Mis nähtus siis täna? Väljas. Nii tubli. Kui ma saan ka nüüd 3-1, siis on seda küll. No, ma ei teinud seda. Hopp, minu võit. Aga kõik minu võit. Mööda läinud katsed. 7 läks. Tore on. Katsed olid täpsemad kui sinu mööda läinud katsed. Ma tahan koju ära minna, mul närvid jumala läbi, et ma tahan puhata. Rahune maha. Ma helistan baari ja telin eksootilise kokteili. Ei, mitte mingit eksootilist kokteili. Ma olen hullus, kui sa proovid mu kõrekesega seda kirsikest ja topsist kätte saada. Palun, kurat, säästa mind sellest. Olgu, ma luban, et ei hakka enam kõrega mängima. Tegelikult olen mina liiga parima ratsutaja. Kas tõesti? Põgeneva! See on ainus võimalus, põgeneva ratt. Ei sina, seis! Kes sa oled? Rööden, salakuulaja, mässaja. Oota, seisa, kaitse ennast. Sa pead ütlema, kes sa oled ja mis sa siin teed. Olen Rootsi kuningas. Ära tee nalja, tee käia. Vasta, kui sult küsitakse. Olen vaba mees. Mu nimi on Gabriel. Mis siin sünnib? Kas teil häbi ei ole? Mitmekis ühe jalamäe kallale minna? Me tegime veidi nalja. Saaremaa miniteatripäevad on varsti lõppemas. Missuguse mulje on see teile jätnud? Minu jaoks on hämmastav, et see, mis on hetkel ajas ja ühiskonnas, et need asjad, mis on praegu maailmas, mis puudutavad kõiki, hirmud, kõhklused, ebakindlus, et see nii ehedalt ja nii ausalt peegeldub noorte lavastustes. Et järelikult on nad siin ja praegu ja kohal ja väga ausad. See on kõige suurem asi. Kas teil on oma lemmika juba välja valitud? On küll, aga ma ei ütle. Võistlus võistluseks ja võitjad võitjateks. Aga spordis loeb väga palju ka sõprus. Ilma rivaalitsemiseta pääsevad nüüd lavale mõlemad. Henri ja Sten. 3 päeva, fantastilisi mänge ja võistlejate sära. Kuid seda ei oleks olemas, kui puuduks võistkondade ühed tähtsamad liikmed, tarmukad treenerid. Sügav tänukummardus teile. Aitäh, Pärn. See oli väga tore. Töötada ja harjutada. Juhendad siin. Kohtume muidugi. Siia on. Ma tänan Villerit, ma tänan Ritat, ma tänan kõiki õpetajaid, õpilasi, kõiki korraldajaid, kes on selle festivaliga seotud. Ma eile kabarees vaatasin, kuidas Maria tantsib ja siis ma mõtlesin selle peale, et kõik need samad noored on hommikul seotud festivali avamisega, nad on kõik korraldusmeeskonnas, nad teevad kabareed, nad astuvad üles lavastustes. Minu tänu ja kummardus teile kõigile. Aitäh! Selle aastaste miniteatripäevade parim juhendaja. Tiina Kippel. Miniteatripäevad 2015.
laureaadid. Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja Hobuse lugu. Laureaat 2015. Hugo Treffner gümnaasium Elu edukatele. Laureaat 2015. Saaremaa Ühisgümnaasium Krevera Miski hellus läbi ruumi. Grand Prix 2015. Rakvere Karla. Selle aasta Saaremaa miniteatri päevad sai just läbi, emotsioonid on laes. Küsimus teile, mitu aastat te olete juba sellega tegelenud, mitu aastat te žüriis olete olnud juba? Algusest alates ma arvan, et kõigi nende 24 aasta peale on vist vaatamata jäänud, ma mõtlen, kas 3 või 4 etendust, kuna ma üks kord ei saanud ühel päeval osaleda, ma tulin kusagilt koolituselt, nii et ikka algusest saadik. Nii et te olete siis selle ürituse niuke hing? Noh, ma arvan, et hing on see kool tervikuna ja küllap Rita väga paljus, aga tegelikult kõik need teatriõpilased, kes on nii Kreveras kui Kreisises, kui tegelikult selles organiseerimispundis, kuna iga järgmine festival on igas sellises pundis alati uusi liikmeid juures, keda õpetatakse välja järgmiseks aastaks, et ta kogu aeg käib niimoodi ringi ratast, nii et see on üks selline suhteliselt määramatu, võiks ütelda, et kool tervikuna. Et omal ajal sai see ideena lihtsalt algatatud koos tollase huvijuhi Toomas Kiviga, et nii palju siis sellest algusest just. Aga miks te igal aastal ikkagi korraldate seda? Et kas sellel on niukene sellepärast, et näitlejad saaksid tulla ja näidata, mida nad oskavad, või on sellel niuke veel suurem põhjus, niuke sügavam põhjus? Noh, siin on 2 asja, et esiteks, et meie enda õpilased saaksid näha, mida mujal tehakse Eestis. Ja kallis ja keeruline on neid igale poole vaatama viia, lihtsam on vastupidi. Aga samas ka väga suures osas sellepärast, et meie omad õpilased saaksid tajuda, mis on üks selline
festivali korraldamine, sest see paljus ju see must töö ju välja ei paista, aga seda kõike on vaja teha ja selle peale asi ju tegelikult kannabki. Ja aga see on ju kõik see, mida tegelikult peakski õpetama, et see lihtsalt erinevad ained on neid koolis, see on ka oluline, aga see, millest me praegu räägime, on minu arust veel olulisem. Ja sellepärast meil ongi, see festival on 24-aastane, solistide festivali tegime 16 aastat. Siin 6 aega tagasi oli meil Anna Raudkatsi nimeline teine võistlu tantsimine. See on algav traditsioon, teine aasta, järgmine aasta tuleb 3. Koorifestivalist juba, koorifestivali veel kuu tagasi, selle kunagi algatasime, aga vaatasime, et läheb liiga paljuks. Andsime käest ära, aga nüüd tuli ta siia, kuna meie koor eelmine aasta võitis. Ja miniteaduspäevad on üks suur asi, mida me oleme teinud nüüd juba ka ligemale 10 aastat just nendele noortele teadlastele, et oma uurimistöid esitada ja päris teadlastega kohtuda. Nii et see kõik on selline tunniväline, aga see on kõik see tegelik koolielu. Kui kaua võiks näiteks Saaremaa miniteatripäevad veel kesta? Mitu aastat, näiteks 25 või veel 50 või isegi 100 aastat? Noh, ma usun, et eks üks värk on siin üle-eestiline ju riigigümnaasiumite tekitamine ja ma tean seda, et on 2 sellist kantsi, Kuressaare linn ja Rakvere linn, kes nagu ei tahaks eriti selle asjaga tegelda. Nii et elame näeme. Nii kaua kui Saaremaa ühisgümnaasiumina püsib, nii kaua ma ei kujuta ette kooli ilma selle ürituseta. Aga kui see kooli korraldus peaks siin kuidagimoodi muutuma, siis ma ei oska ütelda, siis see sõltub, mis siis kuidagi toimuma hakkab. Aga no, ütleme nii, et lähemad mõned aastad ta kindlasti ära ei kao. Saaremaa miniteatripäevad on selleks aastaks jälle läbi. Vapustav aasta oli palju häid näitemänge oli ning ka Rakvere Reaalgümnaasiumi laulu- ja mänguselts Karla suutis see aasta võita Grand Prix ehk siis esikoha ning me oleme kõik väga õnnelikud ning me täname kõike vaatajaid, teid eriti, publikut ning žürii liikmeid. Et olen täiesti sõnatu praegu, kuigi ei tohiks olla. Nii et suur aitäh, et vaatasite meie erisaadet Saaremaa miniteatripäevade kohta. Ma loodan, et järgmine aasta on küsimused natuke paremini öeldud ning sõnastatud ning kohtume järgmisel aastal. Raamõitrupid üle vee, teatripäevad on algamas. Mis võib tulla, ei tea keegi, kas on publikut kuulamas. Tuleb aps või hullem veelgi läbi, kukume haleda. Jätke pilet alles, kui te teatrist lahkud.